Tere hommikust Madeiralt! See on teine osa meie Madeira 2-nädalaselt puhkuselt. Meie puhkused nagu ikka on 15–20 000 sammu, aga kuidagimoodi mäed annavad korraliku laengu, mida lesides ei saa. Meile iseloomulikult algas reisi 8. päev järjekordse matkaga. Olime varajased ja skoorisime viimase parkimiskoha. Tänane eesmärk on Madeira kõrgeima tipu Pico Ruivo vallutamine. Tipuni jõudmiseks alustasime PR12 rajalt, aga nagu Madeiral tihti juhtub, olid varasemad põlengud oma jälje jätnud. Osa rajast oli hävinud ja mingil hetkel sai ametlik matkarada lihtsalt otsa. Rada ise oli mõnus kulgemine, mitte midagi tehnilist ega rasket. Olgugi, et teekond oli pikk, siis pakkus ta mega ilusaid vaateid. Kirstordil oli muidugi näha ka mägikitsi. Loodusel on ikka üllatusi pakkuda. Ja sellised üllatused mulle meeldivad. Mingi Tarzan tuli välja. Ja siin saabki PR12 rada otsa ja tuleb hoida paremale Pico Ruivole jõudmiseks. Inimesi matkal jagub, nii et äraeksimisvõimalus on pigem väike. Tuleb lihtsalt hoida suund kõrgeima tipu poole. Pico Ruivo on Madeira kõrgeim tipp, kõrgudest 1862 meetri kõrgusele üle merepinna. See on ühtlasi Portugalis kõrguselt 3. saartele kuuluv tipp. Kui arvestada kõiki Portugali saari, siis kõrgem neist on näiteks Asooridel asub Pico vulkaan. Selge ilmaga on tipust võimalik näha suurt osa Madeirast, nii põhja kui lõunarannikut. Pico Ruivo ümbrus on tuntud oma pilvemängu poolest. Sageli oled kas pilvedest kõrgemal või kõnnid otse nende sees. Tippu viivad mõned Madeira kõige kuulsamad matkarajad, sealhulgas marsuut Pico d'Oriero ja Pico Ruivo vahel, mida peetakse üheks saare kõige vaatemängulisemaks matkaks. Kui te küsite, et kuidas ma selle matkaga rahule jäin, siis mulle väga meeldis. Alguses oli selline mõnus kulgemine mööda mäe külgi, hiljem oli natuke tõusu ja lõpus pidime end kettide abil üles tippu tõmbama. Selle mõnusa kulgemise ja maastiku vaheldamise tõttu on see tegelikult nüüd üks mu Madeira lemmikumaid matku ja soovitan seda teilegi, kui olete kunagi Madeirale tulemas. Väga raske maandamine. See oli küll raske. Mingi indiaanlane tuleb. Selle video on emale, et saaks virtuaalsele matkale tulla ja tee jääks meelde. Parkla paistab, tsivilisatsioon paistab, let's go back to reality. Reality sporing, go hiking. 9. päev alustasime eriti varakult. Äratus käis veel sügaval öösel, sest eesmärk oli jõuda Ponta de São Lorenzo poolsaarele päikese tõusuks. Pimedas mööda PR8 rada liikudes valgustasid teed ainult pealambid ning ookeani kohing kostis altpoolt kaljude vahelt. Lootus oli näha, kuidas esimesed päikesekiired Atlandi kohalt tõusevad ja poolsaare kaljud kuldseks värvivad. Aga loodusel olid teised plaanid. Kohale jõudes oli kogu piirkond paksu udu sees ning oodatud päikesetõusu asemel avanes vaade mitte just eriti kaugele. Mõnikord ongi Madeiral nii, et isegi kõige hoolikam plaan jääb ilma meelevalla alla. Õnneks hakkas udu matka jooksul tasapisi hajuma ja poolsaare dramaatiline maastik tuli järjest rohkem nähtavale. Kui suur osa Madeirast on roheline, metsik ja lopsaka loodusega, siis siin tundub, nagu oleks sattunud täiesti teise maailma. See ala siin on mega avatud ja sageli tihti mega tuuline. Ja kui ma ütlen megatuuline, siis ma mõtlen, et on nii tuuline, et tuul võib su lihtsalt pikali puhuda. Ilma liialdamata. Ponta de São Lorenzo asub Madeira kõige idapoolsemast tipust ning on üks saare vanimaid geoloogilisi piirkondi. Miljonite aastate jooksul on tuul ja lained vorminud siinsed kaljud uskumatutesse kujudesse ning eri värvi kivimikihid annavad maastikule peaaegu ebareaalse ilme. Kuigi päikesetõus jäi seekord nägemata, ei võtnud see matka väärtust kuidagi vähemaks. Tutvusime paremini siis Madeira muutliku iseloomuga ja udust aeglaselt välja ilmuvad kaljud ja ookean lõid hoopis omamoodi meeleolu. Kahjuks ilma tellida ei saa, loodus juhib ise oma etendust. Pärast matka liikusime edasi Praia de Machico piirkonda. Seal võtsime korraks tempo maha ja jalutasime mööda randa ning läbi väikeste tänavate küla vahel.
mitte, et samme oleks täna juba vähe tulnud, aga reisil olles avastamistuhin on nii sees, et matkad pole nii kurnavad, kui võiks olla. Pigem annavad päevas särtsu, et veel lisaks midagi teha, näha ja olla. Ma ei oska seda muud moodi seletada, kui me funktsioneerime kuidagi teistmoodi. Ma ei tea, kuidas suvel, aga kevadel oli Machico mega vaikne. See ei andnud edasi seda väikekülade soojust, mida Portugali väiksed külad tavaliselt teevad. Aga see on lihtsalt minu arvamus. 10. päev Madeiral. Madeira ei ole lihtsalt mägine saar. See on ka üks Euroopa kõige tunneli tihedamaid kohti. Saarel on üle 150 tunneli. Need ei ole lihtsalt igavad läbipääsud ühest kohast teise, vaid osa saare enda maastikust ja elust. Enne tunnelite ehitamist oli liikumine üle saare aeglane ja ohtlik. Rannikuäärsed teed olid kitsad, järsud ja sageli varisemisohtlikud. Paljud tänapäeva teed ongi ehitatud otse mägede sisse, et vältida neid vanu ohtlikke marsuute. Armastab. Ei armastab. Kõige kuulsamad Madeira tunnelid ongi just rannikuäärsed tunnelid. Saavad täiesti teistsuguse Madeira. Näiteks see siin on kuulus TikToki tunnel, mis on nagu uue maailma vaatamisväärsus, tuntuks saanud just läbi interneti. Koha peal on see küll ilus, kuid kui paar kaadrit on tehtud, siis midagi muud selles kohas enam kinni ka ei hoia. Pärast kõiki tunneleid ja rannikute vahetamisi jõudsime Seychell'i looduslikesse basseinidesse ujuma. Vesi näeb välja kutsuvam ja soojem, kui see tegelikult oli. Käes on siiski aprill, nii et ma ei tea, mida me ootasime, aga vette me jõudsime. Ja just see tegi selle nii heaks. Pärast päeva, kus olime sõitnud läbi mägede, tunnelite ja täiesti erinevate ilmade, oli see nagu reset. Ja no see vaade. Ühel pool mustad vulkaanilised kaljud, teisel pool avatud ookean, mis tundub lõputu. Sa ei uju lihtsalt vees, sa oled nagu kahe maailma vahel. Üks rahulik ja suletud, teine tohutu ja kontrollimatu. Loodus on võimas and I love it! Kuna meremaitse oli juba suus, siis tekkis tunne, et tahaks seda kogemust jätkata. Aga seekord laua taga, mitte kivide vahel lainetes. Nii viisidki sammud meid ühte kohalikku restorani, kus otsustasime võtta mereanni paja. Ja see oli massive, nagu kogu ookean oleks korraks pannile kokku kogutud. Karbid, krevetid, kala, you name it, kõik kauramas ühes suures potis. Isegi tundus, et võiks vabalt 2 inimese asemel terve laua ära toita. Pokaal Madeira veini oli nagu magustoit selle eine lõppu. Kätte on jõudnud 11. päev Madeiral ja aeg on jälle mägede poole tagasi pöörduda. Seekord võtsime suuna sisemaale ja läksime matkama mööda Levada do Moinho rada. Nii me Madeiral pargime. Terve tee täis lihtsalt. 2 suunas, nii et keegi ei saaks ligi. Puga. Let's go! Levada do Moinho ei ole võib-olla kõige kuulsam rada saarel, aga seda ei pea ette broneerima, nii et see on tasuta. Levadad on Madeiral omaette maailm. Vanad niisutuskanalid, mis juhivad vett mööda mägesid ja orge, aga samal ajal on neist saanud ka matkarajad. See konkreetne rada viis meid sügavamale rohelusse, kus maastik muutus järjest vaiksemaks ja metsikumaks. Meie eestlased, kes elame flat maa peal, aga siin vaesed madeiralased elavad kuskil seal künka peal. Ja aiamaa kartulid on siin. Tahad õhta kartulid süüa, tule siia, võta ämbri täis ja mine koju tagasi. Hommikune tipptund Madeira matkarajal. Pip. Nänni, oleme saanud grupi liidriteks. Aga keegi ei pea teada saama, kas me saime teistest ette või vice versa, jäime maha. Teine maal. Üks küled. Pepo. Rada oli täis üllatusi ja huvitavaid veeületuskohti. Mõni on lihtsam ja teine on lihtsalt seiklus. Jõudsime kohta, mida juba kaugelt oli kuulda enne kui näha. Kosk, mis langes otse üle raja. Ja see ei olnud lihtsalt vaatamisväärsus, vaid osa teest. Levada do Moinho peal on see üks hetk, kus sa pead sõna otseses mõttes minema kose alt läbi. Ainus viis kose alt läbi saada ongi poolkükkise selg kõveras. Aga veesurve on nii tugev, et mu päikeseprillid läksid lihtsalt kaasa.
üks hetk nad olid olemas ja järgmisel hetkel enam ei olnud. Ma ei tea, kas nutta või naerda või lihtsalt leppida sellega, et Madeira võttis väikese mälestuse kaasa. Aga mis teha, kes sa oled, too jääb ilma. Aga rada oli põnev, saime läbi kitsaste tunnelite minna, kus niisutuskanal läbi jooksis. Õnneks sel hetkel turistirong ees ei olnud ja saime kiirelt tunneli teise otsa. Matk oli küll lihtne, aga nõudis natuke kannatust, kuna inimesi oli rajal palju ja nendest möödumine alati mitte nii lihtne. Ja ongi lõpusirge. Kuna matk oli pigem lühike, siis tegime lõuna alles siis, kui rada oli läbi ja olime teel parklasse. Kuna päike oli veel poisike, siis tegime veel mitu vahepeatust uudishimu rahuldamiseks ja uudishimu meil jagub. Tulime tagasi Ponta do Solli kui Madeira päikselisemasse külakesse. Päike küll paistis, aga ranniku tuul tegi olemise pigem ebameeldivaks, nii et päikese võtmisest ei tulnud midagi välja. Ja siis kell oli ikka veel vähe, nii et leidsin kaardilt veel ühe ilusa külakese, mida külastada. Camara de Lobos on eriline eelkõige selle poolest, et see on üks Madeira kõige autentsemaid ja elavamaid kalurikülasid. Esiteks on see ajalooline kalasadam, kus traditsioonilised värvilised paadid on siiani kasutusel. Neid näeb väikese lahe sees tihedalt koos, mis annab kogu kohale väga iseloomuliku ja postkaardiliku ilme. Teiseks on Camara de Lobos tuntud oma rahuliku, aga elava atmosfääri poolest. See ei ole ainult turistikoht, vaid päriselt toimiv küla, kus inimesed elavad, töötavad ja liiguvad sadama ümber igapäevaselt. Kolmandaks on see üks parimaid kohti Madeiral, kus saab kogeda kontrasti. Ühel pool ookean ja kaljud, teisel pool värviline külaelu, kohvikud ja väikesed tänavad. Käes on reisi 12. päev ja arvake ära, mis meil jälle päevakorras on. Annate tei, annate levada. Mille pärast see levada on parem kui teised, näeme alles raja lõpus. Ümberringi on nii palju eukalüptipuid, nii et kopsudele on korralik detox tehtud. Aga rada siiani on olnud väga mudane. Ja vesi isegi siin levadas ei ole nii läbipaistev kui teistes levadades, nii et eks me näe, mille poolest see levada silma paistab. No enna, mis sealt paistavad? Seal paistavad, mis panevad meie süda tuksuma. Kutsutakse mountainideks. Aga tead, mis minu südame kiiremini põksuma paneb? No. Üks mountain, üks mägi, üks kruusimägi Enno. Äle nüüd. Kui enne oli asi same, siis nüüd asi hakkab muutuma. Naine hakkab vaikselt kaugust hüppama siin üle vee. Juhu, dankeschön. Läheneme koopale. Seekord läheb mees ees, mitte naine. Nonii, rada muutub järjest kitsamaks ja kitsamaks. Tahad, et su tossud oleksid puhtad, siis harjuta vähe baleriini kõndi, nagu see pro seal ees. Juhu! Teisa 2. Oi, kui kitsas. Jaa, aga me saame värja. Levada do Rei soovituse saime teiselt reisitõbiselt, kellega hostelis tuttavaks saime. Aga miks peaks seda külastama? Esiteks algab see piirkonnast, mis muutub üsna kiiresti tavalisest maastikust metsaks. See on UNESCO maailmapärandisse kuuluv iidne subtroopiline vihmamets, mis katab endiselt osa Madeirast. Seal on niiskus, sammal, sõnajalad ja pigem veevool, mis teeb selle atmosfääri väga elusaks. Teiseks, see matk on palju rahulikum võrreldes paljude teiste Madeira radadega. See ei ole niivõrd dramaatiline, vaid pigem pikk voolav jalutuskäik läbi looduse, kus fookus on atmosfääril, mitte adrenaliinil. Kolmandaks ootab sind raja lõpus allikate ja koskedega piirkond, kus sa saad aru, miks Madeira levadad ei ole lihtsalt rajad, vaid osa saare enda hingamisest. No arvake ära, kas selle matkaga päev kulmineeruski? Kui meid tunnete ja olete meid jälginud, siis meie puhkus ei ole niivõrd puhkus, kus me logeleme, aga meil on puhkus sellest, et peame päevaplaane tegema ja jälgima. Päev puhkusel kulgeb spontaanselt ja kui tuleb idee veel kord Pico do Arriero päikeseloojangut vaatama minna ja seekord droon ka kaasa võtta, siis ilmselgelt teeme sellega teoks.
Seekord olime targemad ja tulime varem, et seda kuldset tundi nautida, mitte joosta enne päikeseloojangut rada kiirelt läbi. Kui te eelmist osa vaatasite, siis seal rääkisin rohkem selle raja eripärast ja miks see nii tuntud on. Paratamatute loodusjõudude tõttu on hetkel avatud vaid 1,2 kilomeetrine lõik. Ühtlasi kõige maalilisem lõik, mida tuntakse nime all Stairway to Heaven. Olgugi, et rada polnud täielikult avatud, siis vaated selle lühikese lõigu jooksul olid niigi hingematvad, et selleks hetkeks sellest kõigest piisas. Olgem ausad, veits jääb kriipima see tunne, et kui koju lendame, siis avatakse jälle avalikkusele terve matk. Aga seda jällegi teistel tingimustel. Ajaakna matka läbimiseks pead ikka broneerima ja see maksab nüüd 10.50. Edaspidi on rada avatud turistidele vaid nädalavahetustel ja on ühesuunaline, nii et samad teed pidi tagasi enam ei saa. Piletite soetamine on kohustuslik ja neid kontrollitakse nii raja alguses kui ka keskel. Madeiral on matkaradasid, kus pileteid nii tihti ei kontrollita, aga Pico de Arriero on Madeira kõige ikoonilisem ja populaarsem matkarada, nii et tehke omad järeldused. Mina ei riskiks. Kindlasti hea on teada, et kõige parem vaade päikeseloojangule ei ole parklast väga kaugel. Selga tasub panna oma kõige soojamad riided, sest mäetipus on mega tuuline. Täna reisi 13. päeval proovime ära Monte traditsioonilise ja ikoonilise korvkelgusõidu. Need punutud korvkelgud olid kunagi kohalike kiireks transpordivahendiks Monte külast alla Funchali ja tänapäeval on sellest saanud üks saare kõige omanäolisemaid vaatamisväärsusi. Punutud vitstest korvi istub 2 inimest ning siis annavad 2 kelgujuhti sellele hoo sisse. Edasi läheb kõik mööda päris linnatänavaid. Kurvides juhivad nad kelk oma kehakaaluga ja pidurdavad, oma saabastega. Sõit on kuskil 2 kilomeetrit ja kestab umbes 10 minutit, aga selle aja jooksul jõuab kelk kihutada kuni 40 kilomeetrit tunnis. Arvestades, et istud lihtsalt vitstest korvist keset tavalist teed, tundub see üllatavalt kiire. See on üks neist kogemustest, mida Madeiral kindlasti teha, sest seda on raske kusagil mujal maailmas leida. Peab pugamale. Mahuvad täpselt vahele. Prillid peabki kokku. Let's go, see. Külge, see. See niimoodi teed retsida. Pildistab fotograaf. Saanisõit. Issand, ma tunnen nagu, et me oleme orjastanud portugaallased ära. Kaugu juurde, ma ei see. Külge ees. That's the end, my friends. Did you enjoy the ride? Yeah, it was so fun. Thank you. Kodutee tagasi parklasse. Tegelik pikkus 1,5 kilti, mitte 200 kui lubatud. Ai, lähme küsime raha tagasi kohe. Nonii, sealt me ennem tulime. Nüüd kõnnime seda pidi üles, aga vaadake neid pidurdusjälgi siin seina peal nagu. Mis sa hiljem nagu kindlustusele ütled, kui siin tee ääres pargid, et mingi diivan rihtis su külje maha või? Mingi diivan on ees, mis toimub? Ma lähen.
only way down. Pärast korvkelgusõitu suundusime Funchalis Lido promenaadile jalutama. Parkisime endid ära ja kõndisime läbi tunneli, et näha ära ka Funchalis asuvad looduslikud basseinid. Need ei olnud küll nii ilusad ja võimsad kui Seychelles'i omad, kus olime varem käinud, aga sellegi poolest mõnusad. Kuuldavasti ujuvad seal ka krabid, nii et pead väga ettevaatlik olema. Nägime vees ujumas ka hüljest ja ma nii vaibin, kui ma päriselt looduses selliseid loomi näen. Jalutuskäik ise oli küll ilus, aga mingit vau-efekti me sellest ei saanud. Mulle lihtsalt tundub, et mida rohkem reisid, seda raskem on leida kohti, mis päriselt üllatavad. See esimene vau-tunne ei taha enam nii kergesti tulla. Võrdluseks siis ma olen reisinud 30+ riiki, elanud neist mitmes, nii et ma ei otsigi enam uusi kohti, aga seikluseid, lugusid ja autentsust. Kui alguses reisisin selleks, et maailma näha ja silmaringi laiendada, siis nüüd on reisimine muutunud palju sügavamaks ja teadlikumaks. Meelde ei jää niivõrd väga need vaatamisväärsused, aga need tunded, mida need kohad tekitasid, või näiteks mis tuksi läksid. Ilus sinine taevas, päikesepaiste, veeresas, natuke eemal, hall taevas, vihmasadu ja seal me pargime. Let's go! Otse baari. Käes on 14. päeva hommik ja tänane idee oli lihtsalt logeleda ja päikest võtta. Aga see Madeira ilm mingi soovisaade ei ole, nii et ilma ei saa tellida. Livecamist ilma vaatasin küll, et Seychelles'i rannas, kus me veel käinud polnud, paistab päike, aga kohale jõudes polnud ilm ootuspärane. Ilm oli pilvine ja õhk tuuline, ühesõnaga mitte ideaalne kombo rannas peesitamiseks. Olgugi, et koha peal päikest ei olnud, siis avanes meile teistsugune vaatepilt kividel, kus kohalikud krabid kividel sotsialiseerusid ja lihtsalt chillisid. Ja ausalt öelda oli seda päris põnev jälgida, sest Eestis me sellist vaatepilti ei näe. Lihtsalt elavad seal oma elu parimat elu. Rand ise oli selline teistsugune, liiv oli must ja vette langes üks väike kosk. See on üks nendest TikToki randadest, kuhu kindlasti soovitatakse minna, aga kohale jõudes mõtled, et miks see koht siiski nii üles haibitud on? Edasi jälitasime livecami vahendusel saare päikest ja livecam lubas päikest Funchalis. Saare lõuna pool, Funchal ja Ponta do Sol ongi saare päikselisemad kohad, nii et tegelikult see kaamerapilt meid ei üllatanud. Viimase õhtu otsustasime veeta õllet degusteerides maailma kõige lihtsama kontseptsiooniga baaris. Me olime sellest legebaarist igapäevaselt mööda sõitnud ja see meenutas baare Camino de Santiago palverännakul, nii et see koht oli nostalgitsemiseks. Ja ongi 2 nädalat Madeiral täis saanud ja aeg on lennata tagasi koju. Iga reis saab ükskord läbi, aga see ei tähenda, et see päriselt läbi saab. Madeira on kindlasti üks neist kohtadest, mis jääb veel pikaks ajaks meelde. Mitte ainult vaadete, vaid selle tunde pärast, mida see saar pakkus. Siin ei möödunud peaaegu ühtegi päeva ilma matkata. Vallutasime tippe, kõndisime levadadel, sõitsime läbi 10 tunnelite, ujusime Atlandi ookeanis ja avastasime väikseid kohti, mida poleks osanud enne reisi isegi kaardilt vaadata. Lahkume siit tuhandete jäädustatud hetkede ja lugematute mälestustega. Aga nagu heade reisidega ikka, kõige väärtuslikum osa ei mahu kunagi kaamerasse. Meie kondid. Tule nüüd! Ma ei tule! Tule! Tšau! Tšau! Aitäh, et vaatasid seda videot ja tulid meiega kaasa sellele Madeira reisile. Kui sulle see video meeldis, siis hoia silm peal ka järgmistel seiklustel, sest ma luban, neid tuleb veel. Uskumatu, et ma töötasin läbi 7 tunni jagu materjali, et kokku panna 2,5 tunnist videot. Mis ma oskan kosta? Hea töökeeli! Aitäh, Madeira! Järgmiste seiklusteni! Tšau!